Tere tulemast, kallid hamburid! Siin on teie 2020. aasta ülevaade. Niisiis, teie jaoks on moto, mis on läinud, see on läinud, vanad laibad tuleb maha matta, vanad haavad tuleb lasta kinni kasvada selleks, et saaksite edasi liikuda. Ja edasi liikuda kuhu on teil küll ja veel. Kuna aasta alguses saate te võib-olla veel natukene soola oma haavade peale, just nimelt selleks, et nad saaksid paraneda, siis kui te suudate just nagu loobuda või lahti lasta ja mõista seda, et see on läinud, see mis oli, see on tehtud, kuidas nüüd edasi ja millisel moel. Siis, kui te olete mõistnud seda või suutnud lahti lasta, siis veebruaris-märtsis hakkab teie jaoks ka kohe tekkima selline uus valgustatus, uus valgus, uus selgus, kus te hakkate nägema seda, miks kõik oli, te panete mustri kokku, kuidas täpselt edasi minna ja saate hakata ehitama nii-öelda uut siis võib öelda isegi, et tulevikku, sest muutused, mis 2019 aastal teie elus olid, on olnud olulised ja teinud nüüd need lõpud ka ruumi selleks, et te saaksite ehitada. Ärge võtke oma ehitamise koormat endale kanda üksinda. Te ei ole üksinda, te ei jää üksinda. Suutke delegeerida ülesandeid, suutke jagada oma nii-öelda koormat kellegi teisega. See käib pigem siiski töökoorma või enda kanda võtmise koorma, mis me vahest võtame kogemata või meelega aidata püüdes teistelt inimestelt. Ärge võtke seda koormat sel aastal endale kanda, see on nagu ankur teie jala küljes ja hoiab teid tagasi sellest, et te saaksite tegelikult ka näha täiesti uusi kõrgusi oma arengus ja edasiliikumises. Nüüd, nagu ma ütlesin, märtsis-aprillis hakkavad avanema teie jaoks juba reaalsed vahendid ja võimalused edasiliikumiseks, kuna nüüd suvel võibki tekkida see olukord, kus te võtate endale siis mingisuguseid lisakohustusi ja koormaid ja seetõttu aeglustate siis oma edasiliikumist. Siis tuletage endale meelde, et kõik koormad ei ole teie kanda, vaid et tegelikult mõned inimesed peaksid oma koormaid ise kandma, te ei saa teha seda teiste eest. Kindlasti tekib teil aasta teisel poolel tõus nii enesearengus kui ka selles, kuidas maailm ja kui palju teist kuuleb. Teil on võimalus ennast nii-öelda esiplaanile tõsta, nii-öelda lavale, nagu öeldakse. Seda siis pigem tööalaselt, mis teile toob tõesti väga palju rõõmu. Teie kohta räägitakse positiivset, teil tekivad täiesti uued võimalused ja valikud
just tänu sellele või sellele baasile, mida te siis aasta alguses hakkasite nägema ja ehitama. Nüüd need hamburid, kellel nüüd on olemasolev suhe, siis selle suhte stabiilsus sellel aastal kasvab oluliselt. Need hamburid, kes otsivad endale või ootavad enda ellu inimest, kui need aasta alguses on lahti lastud vanadest asjadest, aru saadud ja suudetud kõik lepingud nii-öelda lõpetada, et midagi ei ole õhus kuskil enam, et saaks midagi uut üldse tulla, siis teie ellu tuleb sellel aastal inimene, kes teid üsnagi jalust maha niidab nii-öelda ja teie nii-öelda isiklikule arengule hästi palju kaasa aitab. Nüüd kogu aasta üleskutse on teie jaoks hoida siht eesmärkidel, mitte ülikaugetel eesmärkidel, aga lühiajalistel. Pange omale aastaks ainult plaan, ärge üritage panna 5-aastaku plaani või dekaadi plaani. Laske nendel asjadel just nagu ise kooruda. Tegelege asjadega, mis on teil käes, ees ja reaalselt käega katsutavad. Ärge tõstke ennast liiga maast lahti oma unistustega, sest niimoodi te võite magada maha mingisuguse reaalse võimaluse. Aasta lõpul olete te kohe kindlasti vabamas ja paremas kohas, kui te olete seda täna ja saate uhkusega vaadata tagasi oma nii-öelda tehtule ja ehitatule ja juba siis on teil võimalus teha ka pikemaajalisi plaane kui aasta korraga. Sellepärast, et teil on tekkinud võimalused ja vahendid selleks ja seda kõike siiski eeldusel, et te aasta algul hakkate info ja nii-öelda arusaamiste ja selle valguse või selguse ajel ka tegutsema ja ehitama sinna poole. Kui te liikuma ei hakka, midagi uut ei loo, midagi ei muuda, siis tõenäoliselt kannate sarnast koormat sel aastal, kui oli aastal 2019. Ja lahkute sellest aastast, siis võib-olla isegi raskema koormaga. Aitäh ja olge hoitud!